eneseületuse koht. Kas iga koht sobib eneseületuseks? Näiteks üks selline kena hämar nurgake siin. Istun siin nurgas ja tegelikult mis siin ikka ennast ületada, et olen vaikselt ja mind pole näha ja turvaline justkui. Ja täpselt nii kaua, kuni saan aru, et kui ma olen ennast nurka mänginud, siis on see mäng väga väikseks jäänud, väga ahtaks jäänud. Et ainus võimalus midagi muuta on hakata nurgast välja tulema. Hakata looma mingisugust teistsugust vaadet enda ümber. Võib-olla peatuda korraks, vaadata ringi. Ja juba see väljaastumine ise toob rohkem valgust, mida võib-olla äkki olekski vaja, et oma pimedaid nurki valgustada. Ja siis sellest kohast saab teha näiteks kannapöörde ja hakata vaatama asjadele veel avaramalt. Looma ise enda jaoks suuremat mängu läbi selle, et olla avaram. Lisada veel üks dimensioon, võib-olla kirjutamisele, võib-olla sellele, et salaja aegalt midagi kirja panna. Lisada see dimensioon, et tulla ka oma näo ja oma häälega nähtavale. Ja uskuge mind, see ei ole lihtne mul olnud. Ma olen siin 5 skripti vist teinud. Mõtlesin, kuidas ma räägin, mida ma räägin. Nii kui tuli see otsus, et ma teen selle video, siis Saboteur lendas niimoodi laivi igasuguste ettekäänete ja põhjustega, miks seda ei saa ja miks seda pole mõtet ja miks on üldse üks jama idee ja tegelikult istu seal nurgas edasi põhimõtteliselt. No, võt. Ja siis ma sain aru, et fuck it, ma ei tee mingisugust kuradima skripti. Ma lihtsalt vaatan seda, mis mu sees on ja mis tahab selles hetkes väljendada. Ja alati on lootus, mitte ainult lootus, vaid teadmine tegelikult, et kui midagi on minus, mis vajab väljendamist, siis alati on kuskil olemas keegi, kelle jaoks see on veel teatavas mõttes tähendusrikas. Nii et ma usun, et see keegi satub ka seda videot vaatama ja võib-olla saab siit väikese impulsi tulla samamoodi nurgast välja, julgeda rohkem olla ise nähtav sellega, mis on tema sees ja mis tahab välja tulla. Ja minust tahab nüüd üht-teist välja tulla küll. Tegelikult, mul on umbes 1 miljon põhjust seda videot siin täna teha, aga üks neist hakkas kooruma tegelikult eelmine nädal, kui minus järsku käis ära mingi plõks kõikide nende uudiste peale, kus järjekordne broiler oli edutatud oma ebakompetentsuse tasandile nähtuses nimega riik ja nii edasi. Ma ütlesin, ei, sellest aitab kõik. Ma tahan tuua siia maailma midagi natukene helgemat, midagi teistsugust, midagi, mis aitaks rohkem inimestel ja mulle endale eelkõige olla mina ise, mis aitaks seda maailma luua just sellisena, nagu ma tahan seda näha. Mingis mõttes olla ise see muutus, mida ma tahan siin maailmas näha, kui kandid parafraseerida. Ja esimese asjana ma tegin tegelikult juba pühapäeval ühe sellise heliklipi, võib nimetada seda meditatsiooniks, see oli lihtsalt katsetus. Ma sain väga ägedat tagasisidet selle peale ja ma tunnen, et see on valdkond, mida ma tahan rohkem avastada enda jaoks. Ma ilmselt teen midagi veel. Kui see klipp sinuni pole veel jõudnud, siis sa võid vaadata minu Facebooki feedi või võid vaadata ka usaldusetee.com blogipostitusi, et seal on ka see klipp toodud 4 minutit ainult. Ja teine osa on siis see, kus jagan midagi endast niimoodi oma nime ja näo ja häälega täpselt nii ehedalt, kui see parasjagu minust tuleb. Nii et võtke nagu te võtate seda. Mul on igal juhul rõõm seda teha, rõõm katsetada ja vaadata, mis sellest kõigest saab. Nii minu jaoks kui sinu jaoks. Nii et ahu, aitäh, näeme.